Tere tulemast YouTube'i blogi. Alustan seda nüüd suvalisel teisipäeval. Ma olen Postimaja majas. Nii, vaadake, kes mu siin on. Hello! Täna on siis, mis täna toimub? Täna me salvestame õhtusaadet, sellepärast, et täna siis läheb eetrisse Armastuse malev, 3. hooaega esimene osa. Nii põnev! Tegelikult ülehomme. Aga keegi ei tea. Su selfide aeg. Klassika. On näpud ära. Niimoodi või? Ja siis tuli välja, et on veel õhuplaadi klient olnud kunagi. Škermaad. Roheline. Kiiresti. Väga põnev. Käisin just paki järgi. Ma olen räige miimukas täna. Mulle kingiti just uus käekell ka, vaadake. Sobib nagu ideaalselt siia. Mul kadus vahepeal täiega isu ära nagu YouTube'i vlogi teha. Aga mul tuli täna tagasi, nii et ma haarasin kohe härjasarvist ja siis filmin enda elukest. Ma tulin oma Hot Girl Walkile ja vaadake, kui ägedad prillid mul on. Mu õde andis need mulle. Aga ma tahtsin veel rääkida, et ma vaatan praegu igasuguseid YouTube'i videosid How to make a 20k a month ja nagu oh my god, kui lihtsalt inimesed raha teenivad nagu easy. Nagu clearly ma ei ole väga ammu filminud, sellepärast et mul oli 2 klienti, algas kell 6:30, ma lihtsalt kimasin kodust välja. Ma ei jõudnud midagi süüa ega juua, aga nüüd on päevitamise aeg, sest minu tööpäev on tehtud. Kui mõnus. Saab veel viimast korda paigast võtta. Glow. On ahka lihtsalt nii hea olnud, et it's amazing. Isegi siis, kui mul päevad hakkavad nagu mingi ülehomme või midagi. Perfect. The boss in the house. Ma lähen autoesindusse, kuna mul on vaja autohooldusesse minna. No. Nii. Autohoolduses käidud, trennis käidud. Nüüd ma tulin emmelapi juukse tärvima. Võta kinni. Võta. Ja see on selline asi, et see Ma lähen praegu koju nüüd vanemate juurest ja hakkab siis üks selline äge nagu kursus, nagu content, mingi creation, mingi värk. Sellepärast, et ma ikkagi tahan uuesti teha ingliskeelse konto, nagu ma kunagi tegin ja kasvatasin selle 2 kuuga 12,000 followerini. Ja see on nüüd uuesti minu eesmärk, kui ma olen selle juba ühe korra teinud, ma tean, et ma saan sellega uuesti hakkama. Nii et see on mul plaan praegu. Ma lähen jalutama ja mul hakkab siis tunni pärast see kursus, aga ma proovin siis enne ruttu ära jalutada. Looking good. Aga teate, ma pean teile teatama, et ma arvan, et see on minu viimane vlog, mis tuleb üldse YouTube'i üles. Sellepärast, et mul on plaanis vlogid viia siis ainult Indara liikmetele, et neile pakkuda rohkem sisu ja väärtust ja ka rääkida rohkem personaalsemaid asju nendes videotes. Ja mul on tulemas üliepik Dubai reis ja Mehhiko reis. Nii et can't wait, et nendest nagu vlogid teha ja siis sinna Indarakatele ainult panna. Ma ei tea, kas te teate, kes see tegelane on. Junhu. Väga suur content creator, nagu multimillionaire ja ma kuulan tema siis Zoomi, kus ta räägib siis, kuidas ta siia jõudis ja oma nippe asju, nii et väga põnev. I'm starting to believe you, but you still have a ton. Tere hommikust, nii exciting, Mehhiko piletid on olemas, nii et nii põnev, juba paari nädala pärast. Kertu on trennis, päike paistab. Mul on tund aega kliendina aega ja ma tulin õue jalutama, et samme teha veits ja seda päikest nautida. Ja siis mul on üks äge meeting linnas. Nii panin ilusti veidikese selga. Siis mõtlesin, et minu on nii tore. Ma unustasin filmida meid. Aga it's okay. Kimasin koju, et malevat näha.
nii haige on iseennast telekast vaadata või nagu saates kujutad ette või? Nüüd on tantsutrenni aeg, strip dance, väike paus on vahele tulnud, aga ei ole midagi, seda põnevam on tagasi minna. Ma ei tea, kas te kuulete, aga nagu mingi räme kontsert käib, kell on 9:30 peaaegu. Reaalselt, nagu eile keegi niitis muru kell 9 õhtul, saate aru või? Laske magada, please. Mul oli 2 klienti Tehnopolis ära, nüüd ma teen hommikusöögi, hakkliha muna, sätin ja ma olen linnatööd tegema, kuigi ma olen mega väsinud. Ma tunnen nagu ma olin terve üleval, sest et mul on nagu mingi ärevus selle maleva pärast. Aga we'll get through this. Nüüd ma lähen Levieri tööd tegema. Ma sain kiirusuletamise trahvi 100 eurot. Nii et, aga ärge kiirutage. Teate, kui huvitav, mul oli nagu kohtumine selle inimesega ja me rääkisime nagu, kuidas ma võiks seda ingliskeelset kontot nagu alustada ja teha. Ja ma sain nagu täiesti uue vaatenurga ja inputi siis selle konto alustamiseks, mis on väga-väga põnev. Nii et ja, nüüd saangi alustada. Praegu on mul ideaalne aeg minna välismaa turule hakata ingliskeelset kontot tegema, sellepärast, et see malev läks nüüd eile laivi, armastuse malev, ja põhimõtteliselt ma ei pea väga ise palju vaeva nägema, et inimesed mu kontole tuleksid. Ja muidugi ma pean reelike edasi tegema storysid, aga ma ei pea nagu hullult mõtlema, et kuidas nagu inimesi hukkida või müüa, sellepärast, et ma olen malevas nüüd järgmised 10 nädalat ja inimesed on loomulikult nagu huvitatud mu elust, et kes ma selline olen, miks ma sinna üldse ronisin ja nii edasi. Et ongi, ma saan rohkem fookust panna siis selle uuele kontole, mida ma hakkan looma. Ja teada, kui huvitav. Ma olin selle jaoks juba plaani valmis teinud, ma olin kõik YouTube'i videod ära vaadanud ja nii edasi, et minu strateegia oli siis kõigepealt see konto nagu sinna inimesi hästi palju koguda, igasuguste mingi trendidega, naljakate riilide ja asjadega ja siis hakata tegema spetsiifilisemat sisu, et neile hakata midagi müüma. Aga mul oli tänases kokkusaamine inimesega, kes siis tegelebki sellise asjaga, et ta teeb nagu välismaa influenceritele sotsiaalmeedia strateegiaid, aitab neil asju müüa, igast asju, tal on nagu väga suur business. Ja tema ütles mulle, et Instagram on nüüd nii palju muutunud, et kui sa oled kasvatanud jälgijaskonna üles nagu niisama tilu-lilu peal ja siis tahad minna spetsiifilisemaks ja hakata neile midagi müüma, siis sinu Instagram ei lükka enam sinu contenti niimoodi inimestele välja. Aga nüüd ongi minu strateegia see, et ma pean täiesti selgeks tegema, mida ma neile müüa tahan ja mis mu eesmärk on, et kuhu kohta jõuda. Et ma saaksin juba praegu teha vastavalt sellele eesmärgile spetsiifilist sisu teatud sihtgrupile ja teatud inimestele, et nad tuleks minu kontole ja ma saaksin neile hiljem seda müüa. Nii et see oli nagu nii suur insight, mida mul oli vaja, et ma saaksin nüüd teadlikumalt siis oma selle Instagrami kontoga edasi liikuda. Ja mul on nii hea meel selle üle, ma tunnen väga, et ma olen nagu enlightened ja tema muidugi ütles mulle, et ma peaksin täiega volüümi tegema. Volüümi. Tema ütles, et ma esimese kuuga pushiksin välja 100 riili. That's not okay. Aga samas challenge accepted. Et ma tahaks aga proovida ja vaadata, kuidas sellega läheb. Also, üks huvitav teema, millest ma tunnen, et nagu peaaegu mitte ükski eestlane ei taha rääkida. Ja minul on ka nagu sõprussuhteid sellepärast nagu natuke nagu kahtlaseks muutunud. Osad ammu enam seda viga ei tee. Ma ei räägi inimestega rahast, kes ei taha sellest rääkida. Aga minu arust see on nii vajalik teema. Mina tegelen investeerimisega iga kuu, et enda tulevikku nii-öelda kindlustada. Aga muidugi ma ei ole valinud kõige nagu seifimaid kohti, kuhu investeerida, aga ma tegelen sellega. Et ma olen siis mõnda aega krüptosse investeerinud.
mul on seal teatud nagu coin'id, kindlasti ka, mis on uuritud, ma olen nõu küsinud ja AI-ga seotud, sest AI on kindlasti tulevik, on ju. Ja lisaks nüüd see kuu ma panin esimest korda aktsiatesse ja mina võtan neid kui pikemaaegseid investeeringuid, mis on kindlasti nagu 5-10 aastat ja niimoodi, et mitte selliseid lühiaegseid, sellepärast et lühiaegsetega sa pead kogu aeg jälgima, sa pead valmis olema ja nagu, aga ma ei viitsi, ma lihtsalt panen kindlamatesse kohtadesse ja lihtsalt lasen neil olla. Et minu arust see investeerimisteema on väga nagu põnev ja mina väga tahaksin sellest rohkem rääkida, et kui sind ka see teema huvitab, anna mulle siin video all teada, kas see on ka teema, mis sind näiteks kõnetaks. Nii, gym day. Me natuke failisime, meil ei ole treenerruumi võtit, aga küll me need auhinnad kätte saame. See on järjekord. Midagi ikka saab. Võistlused tehtud, midagi ei filminud, aga teeme promo praegu. Midagi ikka saab. Gym day on läbi, ma tegin endale väikse treat'i, praadisin banaani kohu piimakreemi ja vahukoorega. Super hea, aga saad aru, nagu ma olen nii excited, sellepärast et ma praegu siis loon seda master prompti oma chati jaoks, chati projekti jaoks, kellest saab minu content manager siis selle ingliskeelse konto jaoks. Ja minu esimene challenge on siis postitada 100 riili esimese kuu jooksul. Nii, me oleme siin. Tere! Evelin, kes mäletab. Lähme nüüd linna, businesswomanid, teeme arvutustööd ja chillime, võib-olla teeme šampat ühtele. Vaatame. Nii, ma panen kokku ühte e-raamatut, mis tuleb siis varsti välja. Enali, mis sa teed? Ta teeb turu-uuringu. Paneme business plan'i kokku, noh. Me tahtsime minna pulli sööma, tartarri, aga nad olid suletud veel 20 minti, nii et me tulime shoppama Perskasse. Me tulime lõunale, mõlemad sööme siin täiuslik tartar. Järgmine koht, Coffee Kitchen. Just oli päike väljas, nüüd on mingi lööpälgu. Me läheme nüüd trenni, siis Rocca Gym'i, kuigi me oleme mõlemad nii väsinud. Me reaalselt tegime ainult ühe harjutuse, sest ma lihtsalt ei viitsinud rohkem. Ja mul on niimoodi, et ma olen 9 aastat juuksis käinud ja nii, kui ma tunnen, et ma enam ei suuda juuksis olla või ma ei taha, siis ma pean kohe ära minema. Sellepärast, et ma ei taha jõusaaliga läbi põleda, sest ma niigi räägin ennast sinna. Ma ei tea, mul ei meeldi jõusaal enam väga. Tere hommikust, ma ärkasin just üles, ma sättisin ennast valmis. Ja ma lähen nüüd jõusaali contenti filmima, et pühapäev on mul selline contenti päev. Ma natuke lamasin voodis ja mul tuli veel nii palju riilide ideid. Et ma kindlasti lähen praegu vara hommikul, et ei ole palju inimesi, ma saan selle rahulikult ära filmida. Ja siis tänaseks õhtuks ma tahan, et mul oleks kindlasti ette tehtud 50 riili. Nii, siit tuleb minu hommikusöök, koorased krevetid, peale panen kurki. See on väga popp retsept hetkel Indaras. Filmisin erinevaid treeniklippe jooksis ja nüüd ma hakkan siis need riilikesi kokku panema, genereerima. Tahan võimalikult autentne olla, nii et ma proovin nagu ise välja mõelda võimalikult palju riile, et ma nagu ei otsi netist. Nii et vaatame. Mu screen time on 10 tundi juba, sest et ma olen lihtsalt contenti teinud, terve päev filminud ja editinud riile ja ma panin siis esimese postitus üles sinna ingliskeelsele kontole nüüd. Vaatame, kuidas läheb. Teada, see on heavy. Ma panin selle esimese riili üles nüüd mingi 4 tundi tagasi ja sellel on 26 vaatamist. It's something. Aga täna ma siis panin ainult ühe ja siis homsest ma hakkan 2 kaupa neid panema. Vaatame. Ma ei taha seda konto nime öelda, et sinna nagu, ma ei taha eestlaseid sinna. Väga põnev teekond on ees ja tahaks täiega näha nüüd 2 kuuga, mitte followeri ma sinna suudan kasvatada.
ja ma lähen tuttu ära. Aitäh, kui sa siia vlogi lõpuni jäid. Väga kahju, et ma unustasin nii palju asju filmida. Aga ei ole midagi. Loodan, et sul oli huvitav ja tšau.